Jooks ja Keenia päeva esimene päev on õhtusse jõudmas. Teeme väikese õhtujooksu. Tiidrak siin minu kõrval ning Lauri, Mati ja Kaarel ka saatmas ja vaatame, kuidas siis vorm on. Mõnus õhtune päike paistab ja jookseprojekt Keenias jätkub. Siin on nagu mitu tuba, 6-7 tuba ja kõigis nendes vahepeal on nii, et kogu see kämp on ainult eestlasi täis. Siis kui sel ajal, kui mina siin rohkem käisin, siis alati oli rahvast. Aga pärast enam nii palju ei olnud. Ta teab eestlasi väga hästi. Tean ainult seda, et peale seda palju võtta Kaks ja pool tuhat meetrit. Pole kerge. Söön magamata ka. Tõus ka kilomeeter järjest. Pole nõrkadele. No nii, nüüd võtsime selle raske tõusu ära. Kilomeetrise tõusu väike puhkepaus. Tiidrak räägib ühest teisest tõusust meile kohe. See tõus on väga populaarne tõus. Iga esmaspäev kõige paremad jooksjad käivad siin mäkke jooksu tegemas. Aga eestlased on pannud sellele nimeks Tönni tasku. Ehk siis Tõnis Juulik, kes tahtis kunagi olümpiamängudele minna, treenis siin, jooksis nii tugevasti, et viskas pildi tasku. Aga mitte ainult tema, sest Allar Lamp ka, üks jooksa, kes meil oli, et ma pidin teda ise siin turgutama, et pärast trenni oli nii raske olla. No seda saame näha veel selle laagri jooksul. Meil aega on, täna alles esimene päev ja 2 nädalat on ees. Paneme edasi, 6,5 on tehtud ja 1,5 veel jäänud. Maratoni jooksu päeva. 8,4 kilti tehtud esimene trenn ja iga mees ütleb oma esimese vahetu molje peale jooksu. Minu jaoks on see, et on raske, tuleb pingutada, aga Keeniasse võivad tulla need, kes tahavad jooksu, valu ja mõnu nautida. Ja, ütlen, et väga ilusad vaated olid ja mõnus jooks oli. Lõpp oli raske mäkke, aga samas teeb tugevaks. Mäed on põhilised, aga kui mäe otsast hakkad alla tulema, siis taastub väga kiiresti. Ma olen nädal aega olnud ja hakkab looma juba 2 nädalat veel ja siis äkki jooksen juba päris kiiresti. No kahjuks minu jaoks on see, et vaata, et külma ei saa. Et tempo on rahulik, homme 40 kilti ees, nii et see oli mõnus soojendus. Särk tõesti väga märg ei ole, katsusime, aga Eva-Maria sõitis jalgrattaga. Kuidas on rattaga sõites muljed? No, tõusul ikka võtsid võhmale, aga muidu väga heas tempos jooksite minu jaoks ka. Jah, mõnus jooks. Ja meie trupi järjekordne liige Mati ka finišis, igaüks ütles oma vahetu arvamuse peale jooksu. Lisan siia, et see jooks toimus meil täna 2500 meetri kõrgusel, 2,5 kilomeetrit, nii et teate ise, hapnikku on siin väga vähe, õhk on üre. Milline mulje, Mati? Algus oli päris hea, aga keskel kuidagi tundus, et juba võit hakkab vägisi käest libisema. Mõtlesin veel viimasel tõusul üllatada, aga ei tea, kuidagi ei tundnud välja. No kokkuvõttes võib öelda, et meil igal juhul külm ei hakanud nagu Tiidrekul, nii et selle võrra me peame veel natuke rohkem harjutama. Peale jooksu tuleb loomulikult venitada. 3 põhiharjutust, eks jooksjatel. Säärelihas. Tagareis. Ja eest reilihas. Need on tehtud, siis võib ka igasugu muid tõsta. Kuidas sul? Ma olen nõus. Lisaks veel tuharalihase venitus ka võib-olla, kui saab istuda maha. Jah, see on jah. Tuharalihase venituse pärast palliga rullimine.